No me oleme siin nüüd ehitusel ja siin võib ümberringi näha väga palju müüri, pooleli olevat asja, kipsplaati ja kõike muud. Ja me oleme täna tulnud siia ühe väga selge eesmärgiga. Selle eesmärgiga, et räägime elu ülesehitamisest või elu ehitamisest üldse. Ja kui me nüüd paneme selle kristliku konteksti, siis Jumal kutsub meid oma kuningriiki. Ja ta on ütelnud, et ta kutsub kõiki. Nüüd küsimus on see, kas keegi arvab peaks vastu võtta. On inimesi, kes arvavad, et ei ole vaja vastu võtta seda kutset ja teised, kes siis on vastu võtnud selle kutse. Ja see on see teema, millest täna tahaks rääkida, sellest ehitamisest siis, kas siis koos kuningaga kuningriigis või ilma kuningata mitte olemas kuningriigis või enda kuningriigis. See on tõsi, et ehitamine on üks vahva tegevus. Olen ise just pooleli oma kodu ehitamisega ja selle tõttu on väga tuttav pilt. Aga nagu sa isegi tead, ehitamisega on sellised lood, et peab olema projekt. Ja sa pead teadma, mida sa ehitad, kuhu, mismoodi see asi lõpuks välja peab nägema. Ja see kipub paljudel inimestel meelest ära minema. Ma arvan, et kui tegemist on Jumala kutsega, nagu sa ütlesid, meie eludesse, Jumala kutse tahab meilt mingisugust hinnangut saada. Ta lihtsalt ei eelda ainult seda, et me ütleme, et jah, tahan. Vaid ta eeldab, et me mõtleme järgi ja saame aru küpsete inimestena, mis on, millele me jah ütleme. Sellepärast, et see tähendab tegelikult terve meie elu ümberpööramist, kõike. See tähendab, et me võime kaotada mõned sõbrad, võime muuta väga-väga palju oma elus üldse, võib-olla peame eriala vahetama, see võib tähendada kuhugi mujale elama minemist, see võib tähendada olemasolevate suhete ümbervormimist või katkemist, see võib väga palju asju tähendada. See tähendab survet väljast inimeste poolt ja see tähendab ka uut nagu kogukonda, kellele toetuda, uusi inimesi, eks ole, ja kõike muud sellele, see tähendab sisemist uuenemist ja see tähendab Jumalaga täitumist ja kõike muud sellised asju. Seda on nii palju, et inimene ühe korraga ei suuda seda haarata. Ja sellepärast ma tean, et inimene, kes kunagi varem ei ole ehitamisega tegelenud, tal on väga raske haarata kogu seda tervikut, mis ehitusse üldse puutub. Sest ühed on vundamendi detailid, väga palju vaeva ja hoolt läheb sellesse, mida üldse näha ei ole. Eks ole. Mõnes kohas on niimoodi, et enne kui sa saad hakata üldse midagi tegema, sa pead augu kaevama. Ja mida suurem ehitus, seda sügavam auk. Et see palju tuleb välja visata. Et see mõne inimese elus on see, et tal on määratud millegi kõrge ja väljapaistva jaoks, siis tuleb see puhastustsükkel on väga valus ja väga põhjalik. Mitte midagi ei jää alles peaaegu. Ja vahest on jälle niimoodi, et mõni läheb sujuvalt üle. Ehitus on juba pooleldi kõlbav. Et kuidas seda nüüd öelda, mis sinu elus juhtuma hakkab? Ma usun, et Jumala vaim ütleb igale inimesele nagu vaikselt. Aga samas Jeesus ei eelda päris kindlasti seda väljakutset meile esitades, et me saame kõigest korraga aru. Seda ta ei taha. Aga seda ta tahab, et kui me oleme juba sisse tulnud ja hakkame tasapisi taipama, mis on, mida ta meile ütleb, et me oleksime põhimõtteliselt valmis selleks. Et see läheb meile midagi maksma ja et me ei hakka poole peal vinguma ja jorisema ja ütleme, ei, seda ma ikka ei tahtnud ja niimoodi ma ei mõelnud ja niimoodi. Vaid et ma olen nagu sihikindel ja lähen lõpuni. Sest ta ütleb tähendamissõnades ja räägib just kristlaseks olemisest. Ja ütleb, et kui keegi tahab ehitada torni, siis kas ta mitte ei istu enne maha ja ei arva kokku, mis tal selleks vaja läheb ja kas tal on nii palju, et see asi lõpuni valmis teha. Et muidu juhtub niimoodi, et ta hakkab pihta ja siis ta ei suuda lõpetada ja inimesed hakkavad teda naerma. Et näed, et see mees argustas ja näed, ta ei suuda lõpule viia. Sellele jääb paralleeli teine kirjakoht, mis ütleb meile, et võidelge, et te läheksite sisse kitsast uksest. Et paljud üritavad või tahavad, aga ei suuda minna. Ja just sellepärast, et nad ei ole sisemiselt mobiliseeritud seda tegema. Nad on arvanud, et see on jalutuskäik pargis, aga see ei ole jalutuskäik pargis. Et see on väga sihikindel vastuvoolu ujumine ja sealhulgas väga suurel määral vastu oma iseennast ujumine, vastu oma vana olemust ujumine, seda harjumust, mõtte inertsi ja igasuguseid muid asju, ka neid asju, mis meil on mõnusad ja mugavad olnud. Et see ei ole niisama lihtne. Et kui inimene ei ole seda valmis tegema, siis tal tekib probleeme.
ja sellepärast on minu meelest see, et kui me hakkame ehitama, siis kõigepealt me peame vaatama, kuhu me aluse paneme. Kui vundament on kõigi asjade kõige tähtsam osa, ehituste kõige olulisem osa. Seda ei ole näha, aga kui vundament on kehva, siis sulle maja on pragusid täis, variseb kokku, ta ei seisa. Rääkimata siis, kui tuleb mingisugune muu asi, eks ole, torm või midagi muud. Mäletad, Jeesus ütles selle tähendamissõna maja ehitajast, 2 maja ehitajaga, ütles, et kes minu sõnu kuuleb ja nende järgi teeb, see on see mõistlik maja ehitaja, kes ehitas oma maja kalju peal ehk pani sügava korraliku vundamendi. Ja siis tulid tormid ja sajud ja vetevoolud sööstsid vastu seda koda, aga see koda ei püsinud, sest ta oli rajatud kaljule. Aga teine mees, kes kuulis tema sõnu ja ei teinud, käis lihtsalt kirikus, oli kah usklik, aga ta ei võtnud seda kunagi tõsiselt, ta ei hakanud kunagi tegema seda. Tema oli see mees, kes oli siis rajas oma maja liivale. Ta kuulis seda sama sõna, mida kalju peale ehitaja, aga ta ei võtnud seda kunagi niimoodi enda sisse. Ta ei lubanud sellel saada osaks endast. See ei olnud tema jaoks see projekt, mida järgida nii-öelda. Ja selle tõttu tema elu koosnes teistest asjadest ja oli nii-öelda liivale rajatud ja kui tuli katsumused ja tormid ja elus vetevoolud, siis see maja varises kokku ja tema varisemine oli absoluutne, sealt ei jäänud midagi järele. Ja nüüd need 2 asja on, mis räägivad meile ehitamisest Uues Testamendis ja just Jeesus enese silme järgi. Ja mina mõtlen, et kui me räägime, me oleme siin, me vaatame, seisame põranda peal, seisame betooni peal, see on valatud põrand, eks ole. Selle all on veel omakorda betoon, eks ole. Ja selle all on veel omakorda muid kihte, eks ole. Siin on niiskusisolatsioon, siin on soojusisolatsioon, eks ole. Siin on kõik muud niisugused kommunikatsioonid peavad olema siin õigel ajal toodud, seepärast, et muidu sa hakkad seda plaati lõhkuma, et siia alla kuidagi midagi saada, mis on võimatu juba. See peab olema enne tehtud, kui sa plaadi valad, eks ole. Ja muud sellised asjad, hästi palju asju on, eks ole, mida tuleb ju arvesse võtta. Ja et Jumal teab, kuidas ehitada sinu elumaja ja minu elumaja. Mina võib-olla ei teagi. Ja me pean järgima selle tõttu tema projekti. Nüüd esimene asi, mida ta ütleb, et projektiks on tema enda sõna. Aga samamoodi projekti juhiks on Jumala vaim meie sees. Et sa ei ela mitte sellepärast, et ma ei tea kedagi, kes elaks oma elu niimoodi, et ma võtan nüüd piiblis selle kirja kohe, nüüd ma teen selle järgi, nüüd on see olukord, nüüd ma teen selle järgi. Kas sa tead kedagi niisugust? Ei ole kohanud, jah. Mina ei ole ka kohanud ühtegi niisugust. No see tähendab, et tegelikult meie olukorrad tulevad sujuvalt ette, vormuvad meie elamise käigus ja see tähendab seda, et need õiged reaktsioonid, Jumala vaim meie sees hakkab meile ütlema, see on nii. Ja kui sa reageerid valesti, siis nüüd läks mööda. Ja sa tunned, valesti läks. No nüüd on kohe väga tagasi pöörata ja öelda, korrigeerida ennast, teha õigesti, teha niimoodi, nagu see ütleb siin sees. Ja see on alati kooskõlas sellega, mis on kirjutatud ja siis saab see asi nagu õigesti. Et nagu ma ütlesin, et vundamendi rajamine algab platsi puhastamisest. Kui seda maja ehitati, siis tuli siin ka vist üksjagu asju ära visata. Platsi puhastada, raske masinad pidid tulema siia tegema tööd, eks ole. Ja enne kui sai see plats niimoodi, et siia peale sai hakata ehitama. See tähendab, meie elus toimub sama asi, väljaviskamine, asjade ära heitmine, asjade puruks rebimine teinekord, valede asjade puruks rebimine, ühesõnaga uute ühenduste tegemine. Te pidite tooma siia enne seda maja ehitust, pidite tooma näiteks kommunikatsioonid, eks ole. Kommunikatsioonid, see tähendab ka, need on need asjad, mis on peidetud, aga kust ometi voolavad. Need õiged asjad, need ühendusteed tuleb paika panna sinu elus. Need on inimsuhted muide seal juures. Ja need on koguduse suhted, need on osadussuhted siin ja seal. Need on Jumala suhe näiteks. See on kõige esimene asi, sest paljud inimeste elus, keda Jumal tahab kasutada, on just see probleem, et neil on Jumala and, Jumala kutse, aga Jumala suhe on nõrk. Et nad saavad aru, mida Jumal tahab ja and liigub nende kaudu. Aga nende isiklik kontakt Jumalaga on üsna õhuke. Ja see on väga drastiline. See tähendab, et vett ei tule majja või kanalisatsioon ei tööta või küte ei tule sisse. Et siis see muutub külmkambriks, et see on ka nagu nutune. Ja nii-öelda me näemegi selle projekti käigus, kuidas on alused on õiged. Alused on nagu väga selged. Need on Jumala õpetused, need on Jumala normid. Need on halastus, õigsus, headus, puhtus, pühadus. Kõik need samad asjad, mida Jumal esindab.
ja aluseks, väga põhiliseks aluseks on ka inimese alistumine. Et ma luban ennast vormida, et ma annan Jumalale loa, tule vormi mind, tule tee mind enda sarnaseks. Mitte niimoodi, et lihtsalt okei, et ma nüüd võtan Jumala ja Jumalaga koos ma ise teen oma elu, ma ei tea, selliseks. Nüüd mul tekivad veel üleloomulikud võimed ka ja nüüd ma olen veel eriti karm vend, eks ole. Vaid see on pigem vastupidi, et see ilmneb siis, kui teda vaja on. Ja ilmnema paneb teda see sama vaim sinu sees. Paljude inimeste jaoks ehitamine on ka stress. Ma tean, et mitmed mehed, kes on nendele maja ehitanud, ütlevad, et ma ei tea, kuidas ma selle üle elasin. Ja on teada ka, et mitmed mehid on oma maja ehitanud ja siis ära surnud. Või siis on ehitamise käigus ära surnud. See on neile üle jõu käinud, see stress. Nad on liiga palju pingutanud. Ja Jeesus ütleb, et tulge minu juurde kõik, kes te olete koormatud ja vajavatud, ma annan teile hingamise. Nagu see hingamine ja tema töö meie elus siis niisuguse stressi põhjustab, mismoodi see siis lugu on, eks ole. Sina tead paljusid usklikke, kes on üsna nagu loppis ja üsna pika näoga ja kui nad kutsuvad teisi inimesi Jumala juurde, siis need teised inimesed ütlevad, et ma küll ei taha Jumala juurde tulla, et ma ei taha, et sinu Jumal minuga teeb seda sama, mis ta sinuga tegi, eks ole. Ma ei taha sinu moodi hakata välja nägema. Et millest see siis tuleb, see niisugune stress? Meil on kaks asja, kui me ehitame. Number 1 on see, et me satume väljastuude olukorda, kuna meie eesmärgid on muutunud ja elusuund muutub. Meie põhiväärtused kas muutuvad või siis selguvad või selginevad või kinnistuvad ühes konkreetses mõistes. Ja see tähendab, et me teeme kursimuutusi igal juhul oma elus. Ja see tekitab vastuseisu survet ja nii edasi. Kui me peame oma elus, mõni meist peab 180 kraadi kurssi muutma. See on väga suur pööre elus. Samaaegselt, kui me tuleme nüüd Jumalasse, siis see sisemine muudatus hakkab ju ka peale. Me hakkame sisuliselt õppima A, B, C-st peale. Hakkame avastama asju, millest me oleme seni üle astunud. Hakkame tähelepanu pöörama asjadele, millest me siiamaani ei ole nagu väga välja teinud. Sest südame tunnistuse hääl on vaikne hääl. Sellest on nii lihtne üle sõita. Kui sa pool elu oled üle sõitnud, siis läheb mõnda aega enne, kui sa õpid kuulama seda. Ja muud sellised asjad, et sellepärast see tegelikult paneb meid ka sisemiselt stressi, sest me ei saa vanamoodi elada ei väljas ega sees. Ja sellepärast need kaks survet nagu kokku tekitavad selle üsna niisuguse, kuidas ma ütlen, keerulise olukorra. Ja vaat siin muutub nüüd tähtsaks see, et meil on suhe Jumalaga. Sellepärast, et see ei ole asi, mida inimene ise teeb, vaid see on pigem see, mida Jumal teeb inimese sees. Ja kui sa nüüd nii-öelda piltlikult öeldes ei hoia tugevasti Jumala käest kinni ja ei lase ennast vedada, eks ole, siis sa võid ära kaotada. See on nagu purde peal käimine, ma olen stressis, kui me oleme purde peal, eks ole. Ja kui ma ei hoia kõvasti sinu käest kinni, siis me võime kukkuda. Ja sa tead, et see kukkumise koht on olemas, eks ole. Ja selles mõttes mäng käib päris panuste peale. Ongi päris surm ja ongi võimalik ära kukkuda ja ongi võimalik asi nii tuksi keerata, et isegi Jumal ei taha sind enam näha. Et kõik tegelikult on võimalik. Ja samas on ka võimalik kõik need imelised asjad, mida Jumal on oma sõnas taotanud, need on ka päriselt võimalikud. Kui inimene hakkab aru saama, et see ongi päriselt, see ei olegi muinasjutt, siis selgub, et maailm on tegelikult palju imelisem, kui muinasjutt üldse võiks ollagi. Siis mõtled, et seda ma küll tahan, seda ma kindlasti tahan, eks ole. Aga võt sellel asjal on hind. Ja võt nüüd on see asi, et millele Jeesus viitab, et iga nagu vaimne asi, mida sa endasse tahad, Jumal, ma tahan seda oma ellu, ma tahan seda oma asja, oma südamesse. See läheb sulle midagi maksma. Mingi pühendumise, midagi muud saab vähem tähelepanu. Minul näiteks meeldis jahil käia. Ühel hetkel Jumala vaim tule ütles, tead, see asi väheneb su elus. Ta ei öelnud, ma ei taha, et sa seda teed. Ta ei öelnud, et see on paha või midagi niimoodi, et see väheneb su elus. See tegi mind alguses kurvaks. Ma mõtlesin, seda ka nüüd enam ei saa. Mida siis saab nagu üldse? Tegelikult reaalsuses ma ütleks, et ma ei ole tegelikult kurb, sest selle asemel on tulnud midagi, mis on olulisem ja tähtsam. Ja ma näen, et mul ei ole enam aega selle jaoks. See ei ole see, et mult on midagi ära võetud, vaid miski muu on asendanud selle. Ja see, ma usun, et see on see mudel, mille nagu ka ehitamine võtab. Ta võtab mingisuguse labidatäie pinnast ära, paneb asemele müüri, eks ole, betoonplokki. Ja võtab sealt midagi ära, näiteks ütleme, puurib seina augu, eks ole, aga paneb sinna juhtme või toru, eks ole, ja nii edasi. Ja lõpuks kaetakse kõik see asi
ilusasti sisekujunduse, siseviimistlusega ja sa tuled siia, et vau, kui ilus kodu, eks ole. Ja samamoodi on ka sinu elu ja samamoodi on minu elu. Nii et ehitamisega seoses me võiksime öelda, et see on süstemaatiline protsess. Me ei saa vundamendist mitte alustada. Alustada näiteks maalide seina riputamisest. Samas väga valesti teevad inimesed, kes alustavad lihtsalt nii-öelda maja välisilmest ainult. Tegelikult peaks alustama sellest, missugune maja seest peaks välja nägema ja siis jõuda sealt välja. Ja see on huvitav, et Jumal teeb just niimoodi. Sest muidu on nii, et sa ehitad maja valmis, aga seest kuidagi see asi klapib. Et see funktsionaalsus seest vaadates on see kõige esimene asi, mis peab olema selle asja juures. Ja nii edasi, aga seda inimene õpib alles, seda ta õpib tehes ja nii nagu päris ehitus, nagu ma tahtsin öelda, siin on oma asjade õige järjekord ja seda ei saa ignoreerida. Samamoodi ka vaimsetel asjadel meie elu üles ehitamisel on oma järjekord, seda ei saa ignoreerida. Nii et aga see on üks rõõmus protsess. Kui püha vaim on sinu ehitusjuht, siis see asi tuleb kaunis. Ja siis sa ütled ise, vau, ma ei teadnudki, et minu elus saaks mingi sellise kunstiteose. Ma ei teadnud, et ma võin sellist asju teha. Ma ei teadnud, et Jumal saab mind nii kasutada. Vau, see on nii palju rohkem, kui ma oskasin unistada. Ja see on see, milleks Jumal on meid kutsunud. Igaühte.